Meie tänaseks teemaks siin kell 12 on startupid ja suurettevõtted. Kuidas tekib sünergia? Minu nimi on Triin, ma olen advokaat ja Tartu Ülikooli doktorant, aga täna siin on minu ülesandeks aidata kaasa sellele, et julgustada suuri ja väikeseid ettevõtteid rohkem koostööd tegema. Laval ei ole loomulikult üksi, vaid minu kõrval on siin 4 suurepärast ja kogenud inimest väga erinevatelt ettevõtlusvaldkondadelt. Heidi Kakko minu paremal käel, Estbanist, Kaidi Ruusalepp, Funderbeamist, Andres Kitter LHV-st ja Tarmo Kärsna Eesti Telekomist. Ja Eesti Telekom on ka selle pungi lava ja tänase arutelu kokkutooja. Nüüd, enne kui lähme sissejuhatuse juurde, siis mul on suur palve ka kõigile teile, kes te olete siia istuma ja kuulama tulnud. Ärge jääge ainult kuulama. Palun öelge sekka, kihutage meid takka ja aidake tekitada seda särtsu ja värsket meelt, mis on startupidele ju nii iseloomulik. Sest et kui me räägime startupidest, siis võiksime ka ise natukene startupilikumad olla. Nii et öelge kaasa, kui teil on küsimus, andke käega märku, toimetame teieni mikrofoni, ma loodan. Ja kõik osalejad on hea meelega valmis kaasa arutlema ja teie tõstatatud teemasid kommenteerima. Nii et ilma pikema jututa lähme siis asja kallale. Ja millest võikski alustada on siis see, et teeme kõigepealt selgeks, millest me üldse rääkima hakkame. Sest et mõisted nagu startup ja suurettevõtted ja sünergia ja tehnoloogia ja kõik need on sellised suured terminid, millest pidevalt räägitakse, aga mida võib-olla erinevad inimesed võivad ka erinevalt mõista. Nii et minu esimesed küsimused käivadki siis mõistete definitsioonide kohta. Mis asi kõigepealt on üldse startup? Kuidas teie olete sellest asjast aru saanud? Heidile ehk annan esimesena sõna. Tere ja mul on tõesti rõõm sellel laval olla, sest startupidega olen ma tegelenud süvitsi viimased 7 aastat. Ja startup kõige lihtsamalt on ju alustav ettevõte. Ja meie siiski päris startupiks peame sellist alustavat ettevõtet, kes on skaleeritava ärimudeliga, suutlik kiiresti kasvama ja on suunatud rahvusvahelisele turule, kus tal tekib eelis mingi pikaajalise konkurentsieelise kaudu. Et mina defineeriksin startupi niimoodi. Väga hea. Kas Tarmo, sa nõustud? Ma arvan, et see, et otse rahvusvahelisele vaadata, et ongi juba mingi selektsioon neist väikest ettevõttest tehtud. Aga pigem tõesti startup on minu jaoks ka, mida Eestis on palju räägitud, et väike ettevõtlust peaks rohkem olema tekkima suurettevõtete kõrvale. Et siis see ongi see momentum, lihtsalt see nimetus on startup. Ja tõesti, mis täna toimub on, et investorid ehk et inimesed, kellel on juba raha, valivad selle järgi neid ettevõtteid, kus nad usuvad seda ärimudelit või mitte. Aga tegelikult on neid ettevõtteid veel rohkem, kellel on hea idee, aga võib-olla see mudel pole veel välja mõeldud. Kaidi, kas sa tahad täiendada? Mina võin täiendada jah, ja mul on selles mõttes väga huvitav siin tooli peal istuda, et enne kui ma hakkasin ise nii-öelda startupima ja ettevõtjaks, siis ma töötasin suurkorporatsioonis, mille nimi on Nasdaq. Nii et mul on 2 vaadet. Mul on suure maja vaade ja väikese onni vaade. Aga onn tahab ka ükskord suureks kasvada. Ja tegelikult Funderbeam, see startup, mille üks asutajatest ja praegu juht ma olen, tegeleb just nimelt startupide analüüsimisega, rahvusvaheliste startup ettevõtete analüüsimisega ja me ehitame sinna kõrvale ka siis startup börsi. Nii et on võimalik startupidesse investeerida ja sellega kauplema hakata. Ja selles mõttes see oli üks meie esimestest küsimustest, et kui me juba hakkame startup ettevõtteid analüüsima, siis kes nad on? Ja me käisime läbi hästi palju erinevaid definitsioone ja ma olen nõus sellega, mida Heidi ütles, et see on skaleeriv ärimudel, aga kindlasti ettevõttel peab olema globaalne ambitsioon ja tal peab olema võimekus siis kasvada, skaleerida kiiresti rahvusvaheliselt. Aga ma lisan juurde selle, et üks hästi oluliseid määratlusi meie jaoks lõpuks sai see, et mida startupi asutajad ise arvavad või mida ettevõtte asutajad ise arvavad. Kui nemad ütlevad, et minu ettevõte on startup,
siis nii on. Sest tegelikult kogu kultuur, kogu väärtused, kogu ettevõtte või selle väikese startup'i vedamine saab ju alguse asutajatest. Ja kui nemad ütlevad, et meie teeme ettevõtte, mis käitub nagu startup, siis enam paremat määratlust ei ole. Aitäh, Kaidi. Andres, lõppsõna. Mulle väga meeldib Kaidi lähenemine sellest, et startup'i defineerib väga palju ära kultuur ja founderite panus selle kultuuri edasiviimisel. Kuigi traditsioonilise definitsiooni järgi on startup, eks ole, ajutine organisatsioon, mis üritab ehitada korratavat ärimudelit loomulikult väga kiiresti skaleeruvas maailmas, ärimaailmas ja globaalsel tasandil, aga minu arvates ongi hästi oluline see, et mida tegelikult see tiim ise tunneb. Mina tulen LHV pangast ja mõnes mõttes see on organisatsioon, mis on rohkem kui 10 aastat vana. Jah, pangana on tegutsenud ainult 6 aastat ja meid on kuskil 200, aga me siiski väga tugevalt hoiame enda maja sees kultuuri, mis läheneb pigem startup'ile. Meie juhtkond neil evib seda kultuuri, meie omanikud, founderid tegelikult on igapäevaselt väga tugevalt asja sees, et see on natuke kultuuri ja enda definitsiooni küsimus, et ma arvan, siin ei olegi väga selget piiri, et kus startup lõpeb ja kus algab nagu korporatsioon, et see on nii-öelda kultuur. No võib-olla aitab see, kui me püüame siis defineerida, mis see suur ettevõte on vastukaaluks startup'ile. Ja sa võid sealt samast ka juttu üle võtta. Ma ei tea, suur ettevõte võib olla 10 töötajatega väga välja kujunenud traditsioonilises valdkonnas tegutsev ettevõte ja võib-olla, ma ei tea, 60 000 töötajaga ettevõtet, et seda on jälle väga raske defineerida, aga ma arvan, et pigem on korporatsioonil kultuurilised tunnused, väga selge strateegia, mida viiakse ellu, mis on väga pikaajaline, väga palju võib-olla ei itereerita oma ärimudeliga, et ollakse pigem rahul sellega, mida nad teevad, tooteliinid või teenuseliinid on pigem nagu paigas. Kindlasti väga lihtne tunnus oleks avalikult noteeritud ettevõte, eks ole, millel on väga kindlad kas siis regulatiivsed piirid, kus ta toimetab, et jällegi, et see väga sõltub, seal on kultuurilisi aspekte, seal on kindlasti omandistruktuuri aspekte, aga paljuski on niisugune mentaliteet, et kui valmis me oleme, et kui väga me tahame itereerida oma toodetega. Nii et tundub, et siit hakkab nagu kõlama jääma justkui see, et startup ja suur ettevõte ei ole niivõrd mingi tiitel või positsioon või mingi etapp, vaid on rohkem nagu meelelaadide ja kultuuri küsimus. Võib-olla ka juhtimiskultuuri küsimus, et minu jaoks suurkorporatsiooni või korporatsiooni määratleb ära see, kui organisatsiooni juhitakse maatriksi põhimõttel. Ja minul jooksis siis juhe täiesti kokku, kui Nasdaqis ja meie suurkorporatsioonis siis hakati ka Tallinna väikesele üksusele rakendama maatriks juhtimise põhimõtted, sest siis sa enam ei tea, kellele sa allud, kellele sa raporteerima pead, kelle meeskonnas sa oled, kus sulle ülesanded tulevad. Ja siis läheb segaseks, siis läheb aeglaseks ja siis läheb ebahuvitavaks. Aga ma arvan, et see on mõneti ka jälle inimtüüpides kinni, et osadele sobib sellise maatriks organisatsioonis toimetamine ja ongi huvitav, aga osade jaoks ei sobi. No nüüd ma tahaks natuke intrigeerida võib-olla Tarmot, et siin on räägitud, et startup'id on sellised huvitavad ja ägedad ja kihtid, aga suur ettevõtted on nagu igavad ja vanad ja traditsioonilised, et kas siis on nii? Sõltub ettevõttest, et ma olen nõus Kaidiga, et ongi, kuidas see juhtimiskultuur ja ettevõtte kultuur sees on kujunenud. Ehk et kui mina endaks mõtlesin, et suur ettevõtte negatiivses mõistes on see, kes on saavutanud mingi turuosa, mingi kliendibaasi oma tootega ja asub seda kaitsema. Et ta kaitseb oma turgu, oma kliendibaasi ja muutub järjest kinnisemaks. Ja tõesti, see on ettevõte, kes on suhteliselt igav. Samas on suurettevõtteid, kes liiguvad pidevalt kaasa uute trendidega. Et olles ise nüüd 10 aastat Elionis ja EMT-s töötanuna, ehk et siis ma arvan, meie valdkonna eelis on see olnud, et meie arengut on hästi palju drive'inud tehnoloogia areng. Me peame kaasa minema, kui me ei lähe, siis me sureme. Ja see on hoinud ka meid hästi kõvasti trimmis, ehk et sa pead olema kogu aeg muutusele valmis. Ehk et tehnoloogiad surevad, tulevad uued ja sa pead seda asja nagu sellega kaasa olema. Muidu sind enam ei ole. Aga on ka teisi ettevõtted, on ka pangandusest tulnud, siis seal pigem, miks ma lahkusin, oli pigem just see, et ta jäi kinni, jäi kaitsepositsiooni ja see kultuur
rohkem muutus kinnisemaks, kui oli avatud. no vot. Et on erinevad suurettevõtted. ega siin ei olegi midagi muud üle jäänud, kui ainult nõustuda, et võib-olla selle startup'i ja välja kujunenud organisatsiooni erinevus seisnebki selles, et üks katsetab kogu aeg ja teisele on välja kujunenud mingisugused rutiinid, mingid protseduurid, mingisugune organisatsioon, mingisugused reeglid, kuidas asju tehakse, et see ei ole niivõrd enam kokkuleppepõhine, mis ei ole kirja pandud, vaid juba on kirja pandud, et hakkavad tekkima mingisugused rutiinid. Ja selle pealt ma tahaks tegelikult ühe aspekti veel välja tuua, see on see ettevõtlikkuse aspekt, mis seondub hästi palju selle kultuuriga. Et kui organisatsioonil on hoiak tervikuna, et meil on vabadus, võimalus ja julgus katsetada, siis hoitaksegi seda startup'i või ettevõtlikkuse kultuuri hästi avatuna ja lastakse katsetada. Aga kui tekib see oht juba, et vigade eest hakatakse karistama, siis enam ei katsetata. Ja võib-olla see ongi see selline õhkõrn piir, millest üle minnes on aru saada, et kas see organisatsioon on juba liiga kuidas ma ütlen, liiga reguleeritud. On olukord, kus enam seda katsetamisjulgust ei ole ja seda hoiakut või soodumust, et katsetage ja tehke ja proovige, enam ei toetata organisatsiooni poolt. Aitäh. No tundub, et enam-vähem vist on meil see seisukoht kujunenud, et startupid on pigem sellised alustavad, otsijad, katsetajad, aga sellist startupi mentaliteeti tegelikult võib leiduda ja peaks leiduma siis ka suurettevõtetes. Nüüd tundub, et juba asi on nagu lahendatud, et mõlemal pool ju võiks siis seda ühte sama meeleolu olla. Aga kui me vaatame neid ette antud küsimusi, mis siin tänase järgneva tunni aja jooksul peaksime lahendama hakkama, siis tundub, et see asi ei ole üldse nii lihtne. Meie ette antud teemapüstitused on siis esimene küsimus, et milliseid müüte peab murdma, et suurendada koostööd uute ja traditsiooniliste ettevõtete vahel, mis eeldab, et justkui see koostöö ei ole piisavalt hea hetkel. Teiseks küsimus, et kas ja kuidas saavad suurettevõtted ja startupid olla teineteisele tulevikus rohkem kasulikud, mis justkui viitab, et nad ei ole piisavalt kasulikud üksteisele hetkel. Kolmandaks, kuidas innustada suurettevõtteid kasutama rohkem avatud koostöö ja innovatsioonimudeleid. Siit tekib küsimus, mis asi on see avatud innovatsioon ja avatud koostöö. Ja neljandaks, millist väärtust näevad koostööst idufirmad. Nii et need on küsimused, millega me hakkame nüüd täpsemalt tegelema. Ja enne veel tahaks ühe mõiste ikkagi veel selgeks saada, et nagu siin nendest küsimustest välja tuli, siis räägiti mingisugusest sellisest asjast nagu avatud innovatsioon. Et mis asi teie jaoks on innovatsioon, millal ta on suletud, millal ta on avatud? Alustame äkki Tarmost. Minu jaoks on innovatsioon iga tegevus, millega sa lood väärtust oma kliendile. Ehk et ja kui kliendile läheb see korda, siis kliendid ütlevad, et sa oled innovaatiline. Ehk et innovatsiooni ei saa teha, et hakkame täna innovatsiooni tegema, et see ei ole võimalik lihtsalt. Ehk et see on mõtteviisis kinni, et sa lood väärtust. Ja nüüd, kui sa ütled, mis on avatud innovatsioon, on siis see, et kas ma teen ise ja tahan olla see esimene ja ma abi ei küsi, ma kellegiga ei räägi. Või teine on see, et su mõtteviis on eelkõige kinni see, et kuidas oma kliendile väärtust luua ja sa vaatad laiemalt ringi nii oma ettevõtte sees kui väljapoole, ehk et kuidas saad luua väärtust. Ja kui sa näed, et on kas väike ettevõte või teine ettevõte, kes toetab sinu ideed ja sa oled valmis seda jagama ja jagama ka hilisemat seda väärtust ja ka ütleme lõpuks, mida kõik taga ajavad, on loomulikult raha, ehk et sa jagad ka raha. Ehk et kas sa oled valmis seda sammu tegema. Ehk et see on see minu jaoks nagu avatud innovatsioon, et sa kaasad teisi, sa jagad oma ideid, avatult räägid, et sa ei tee niimoodi suletud uste taga midagi ja tuled niimoodi piikpängina järsku nagu välja. Ehk et ma arvan, need ajad on ikkagi suhteliselt nagu möödas. Kaidi. Paar aastat tagasi ma kirjutasin oma magistritöö. Ja siis ma saan aru, et teoreetiliselt määratletakse innovatsiooni niimoodi, et innovatsioonil on 3 tasandit. Et esimene tasand innovatsioonist on selline parenduslikud muudatused. Teine tasand innovatsioonist on sellised suuremad ja põhimõttelisemad muudatused. Ja kolmas tasand on siis midagi täiesti kapitaalset uut. Et midagi täiesti kapitaalset uut, sinna alla võib liigitada näiteks World Wide Web ja nüüd, millest palju räägitakse, blockchain. Võib-olla isegi Facebooki võib liigitada sinna kolmanda alla. Siin teise gruppi
ma pakuks, et läheks midagi sellist, mida LHV Pank tegi samamoodi Colored Coin'i peale. jah, Cuber. Cuber ja sinna parenduste juurde võib-olla see, et kui Eesti Telekom, mina kasutan Minu TV äppi ja tegi sellele nii-öelda uue layout'i või uue skin'i pani peale, ja avatud innovatsioon on see, et kas sa sinna tootearendusse innovatsiooni kaasad tegijaid väljaspoolt oma organisatsiooni ja mõtlejaid väljaspoolt organisatsiooni. Üks määratlus on, et arendada koos kliendiga või innoveerida koos kliendiga või siis sa teed seda ise, et proovime, räägime, arutame, et nii nagu ükskord Procter & Gamble enne, kui ta hakkas oma siis organisatsiooni kultuuri muutma, oli see, et nad analüüsisid seda, et kui palju suures korporatsioonis tehakse koosolekuid ja tehakse tohutult palju koosolekuid ja siis nad avastasid, et 98% koosolekutest peetakse majasiseste ja korporatsioonisiseste inimestega selleks, et arutada seda, et kuidas tuleks uued ärimudelid, uued lahendused, äpid, tooted, värgid, et mis sa innoveerid niimoodi, et kui see sama inimene, kes tegi eelmise toote, teeb ka uue toote. Nii et avatus on pigem see, et sa kaasad kedagi väljast. No kas see siis tähendab seda, et ütleme, kui lugeda Steve Jobsi siin eluloo raamatut, siis räägitakse ka sellest, kuidas Apple'il on kuskil mustade klaaside taga, suurte aedade taga mingis hoones, siis arendatakse neid uusi kihvte tooteid välja, et sinna jumala eest keegi ligi ei saaks. Et kas see on siis nüüd see aegunud mudel? Ei, mina ütleks pigem, et küsimus on see, et kes need arendavad. Ja seda me väga hästi ei tea, et keda ta tegelikult on kutsunud sinna arendama. Et kui palju neist on sellised paadunud Apple'i inimesed, 10 aastat Apple'i korporatsioonis töötanud või kui palju neid on spetsiaalselt mingisuguse asja jaoks, mingi, ma ei tea, kella jaoks, eks sinna kohale toodud. Apple on minust hästi teinud selle müüdi sellest ehk, et tegelikult ta ei ole mitte midagi ise uut leiutanud. Et ta on võtnud asjad, mis on maailmas olemas ehk et tegelikult see näitab, et ta teeb koostööd, aga see, et kuidas ta selle kliendile välja mängib, selle väärtuse kliendile loob. Et see on see oskus, kuidas see kokku panna. Ja ma arvan tõesti, see nagu tuleb ikkagi, me ei tea, kellega koos, aga see ei ole võimalik, et kes ühe korra teeb uuesti ehk et see on vaja inimesi rohkem kaasatena. Heidi. No innovatsioon on ju igasuguse positiivse muutuse tekitamine või kaasatoomine ja Kaidi oma siin magistritöö pealt tõi väga ilusasti välja, et need 3 innovatsioonitasandit, et kui üks on jah selline järk-järguline innovatsioon või continuous innovatsioon. Üks on protsessi innovatsioon, kus siis olemasolevat katsutakse kuidagi nii-öelda paremaks muuta. Ja siis 3. on see disruptive innovatsioon ehk siis murranguline innovatsioon, mille osas me kõige rohkem usume, et startupid suudavad just kaasa rääkida. Ja selle murrangulise innovatsiooniga tekibki võib-olla kõige paremini see suurettevõtete ja startupide vaheline suhe. Et suurettevõtted väga tihti on olukorras, kus nad oma klientide tulevikuvajadusi tegelikult ei suuda hinnata. Ja nad keskenduvad oma klientide, oma olemasoleva kliendibaasi olemasolevate vajaduste teenindamisele. Ja selle käigus nad jätavad selle tulevikuvajaduse piisava tähelepanuta. Ja siis ühel hetkel kuskilt sealt kõrvalt lendab sisse siis mõni selline agar startup, kes siis oma sellise uue mudeliga, kus see siis innovatsioon parajasti selles mudelis peitub, ajab selle suurettevõtte plaanid sassi või haarab talt osa kliente ära. Ja siis sealt samast, et kuidas siis seda innovatsiooni see suur ettevõte saaks endale kätte, ega tal on 3 võimalust laias plaanis. See on partner, buy või build, eks, et tee kellegagi koostööd, ole kellelegi partner mingisugustes vastastikku kasulikes suhetes. Teine on osta jõhkralt ära, sellepärast et sa ise ei suuda välja mõelda, aga raha on sul palju. Ja 3. on siis ehita ise. See ise ehitamine ongi seotud selle avatud innovatsiooni mõttega, eks ju, et kui sa ise ehitad, siis sa võid küll väga palju ressurssi kulutada, aga selle käigus see tulemus võib kesine olla, sellepärast et sa suudad ikkagi mõelda oma väljakujunenud organisatsiooni raamidest ja rutiinidest lähtuvalt. Aga võta sealt kuskilt mujalt, eks need innukad ja teistmoodi mõttemalliga inimesed kaasa ja sa avastad, kui palju laiem on maailm. Ja see ongi avatud innovatsiooni võib-olla kõige sellisem lihtsam ja ilusam näide. Me ennist just arutasime siin, et mis võiks olla, et mis me lava saame kirge tekitada, eks emotsioone ja vastasseisud. Et võib-olla see on nagu selline esimene koht, kus tekitada, et suured korporatsioonid ei muuda enam maailma. Tulevad väikesed ja agiilsed, ja nemad muudavad maailma.
no aga vabandust, segan vahele, aga läheb kohe kirglikuks ära, et ega siis paljude suurte ettevõtete hukk on ka ju sellest alguse saanud, et nad tegelikult ei taba ära, mida klient ootab tulevikust. Ja nad kogu aeg seda sisse tallatud rada teenindavad küll hästi, aga ei suuda enam midagi uut pakkuda, aga inimesed muutuvad. Et kui te nagu põlvkondade lõikes vaatate või siin natukene sellised juba minuealised, kellel on juba sellised üle 10 aasta vanused lapsed, et mõnikord te olete nii üllatunud, et kui palju rohkem tegelikult nemad teist juba teavad teatud tehnoloogia valdkondades ja kui loomulikult nad seda kasutavad. Ja vot suurkorporatsioonide häda tihti ongi see, et nad ei suuda õigel ajal tabada, et nende tarbijate ootused või nende klientide ootused nende teenuse või toote suhtes on muutunud juba. Ma arvan, üks on see, et kas tabada, teine on ikkagi see puht inimlik mõttemaailm kinni ehk et kas sa keskendud olemasolu kliendi baasile ja selle raha hoidmisele, mis kui ma vaatan neid suurettevõtted ehk et nad hoiavad ja maksimeerivad seda raha nagu 10 küünega või sa teistpidi oled keskendunud kultuurina kliendile väärtust looma. Ehk et kui sa keskendud selle rahale ja teenusele ainult, siis sa ei näegi seda väärtust enam. Sa oled kliendi ära unustanud. Aga kui sa keskendud kliendile väärtuse loomisele, siis see tuleb, et see paneb sind kogu aeg nagu muutuma ja uus asja otsima. Ma tahtsingi Andruse käest tegelikult küsida näiteid selle kohta. Ja mul on nagu paar kommentaari, et ma tahtsin korra selle avatud innovatsiooni juurde tuua ühe nagu toreda näite, mis võib-olla on jälle kultuuriline erinevus Euroopa ja Ameerika vahel, et ma olin just ühes seltskonnas, kus olid nii investorid kui ka founderid Ameerikast ja siis Eesti poole pealt väga head ideedega startup inimesed ja enne kui me nagu selle founderiga või selle nii-öelda investoriga kohtusime, arutasime omavahel, et huvitav, et kas me nagu saame nagu rääkida oma ideest, mis on väga äge, ilma et nagu ta varastaks selle nagu ära või läheks nii-öelda Silicon Valley'sse tagasi ja hakkaks seda ideed implementeerima. Siis tegelikult see ongi siuke nagu kinnise nii-öelda innovatsiooni näide, et me nagu ei julge avada ennast, et Silicon Valley's on miljon ideed, igaüks tegeleb enda ideega, kui sa lähed räägid enda nagu 3. ideest, kõik kuulavad ära, kiidavad takka, väga lahe. Keegi ei hakka seda varastama, sellepärast et neil on endal nii palju muret oma enda idee elluviimisega. Ja üks oluline asi minu meelest avatud innovatsiooni puhul on ka see, et milliseid tehnoloogiaid sa kasutad. Et jälle, et meie see näide, Cuberi näide, mida me pangas oleme teinud, et täiesti avatud lähtekood, finantstoode, aga me ei ole seda kunagi ära piiranud mingisuguste piirangutega nii äriliselt konkurentsi mõistes kui ka tehnoloogia mõistes. Ja järgmine nädal ongi väga tore, et mul on 2 panka külas, üks Soomest, teine Hollandist, kes tegelikult tahavad seda tehnoloogiat samamoodi nagu analüüsida, et äkki me saame koos kolmekesi midagi teha. Et ma arvan, kui nüüd kedrata tagasi 5 aastat või 10 aastat ja mõelda selle peale, et kas suured pangad omavahel, välja arvatud ID-kaart muidugi, mis on hästi hea innovatsiooni näide, mis tehti avatud maneeril, oleks teinud midagi, mis oleks niimoodi jõudnud kõigil ühtemoodi kasutusse. Aga ma tahtsin tulla veel selle juurde, et me siin räägime sellest, et suured organisatsioonid kaotavad ära võime innoveerida ja nad kaugenevad oma kliendist, et nad ei taba võib-olla õiget asja, et see on nagu päris hea, aga siin on nagu üks hästi oluline aspekt veel, mille me tegelikult täiesti nii-öelda ignoreerime selles diskussioonis, on turg, on investor, on omanik, kes ootab iga kvartal Apple'i tulemusi, tahab näha, kui palju Apple'i Watch'e müüakse. Teda tegelikult ei huvita Apple'i fundamentaalnäitajad, teda ei huvita seda, palju Apple'il istub cash'i, teda ei huvita seda, millist innovatsiooni tehakse ja kas see nagu Apple Watch võib-olla 5 aasta pärast on edukas, ta tahab näha kvartali tulemusi. Ja see on see, mille pärast väga suured korporatsioonid tegelikult kaotavad ära innoveerimisvõime, ehk siis nii-öelda mida juhtimistase edasi, tegelikult hakatakse muretsema hoopis nagu aktsionäride väärtuse pärast. Ja seal juhtub nagu see probleem, et seal kaob tõesti mingi osa ära sellest nii-öelda innovatsioonist. Ma tahan siia ühe aspekti tuua. See sinu jutt tõi mulle meelde sellise ametikoha nagu Chief Innovation Officer. Ja see Chief Innovation Officer on minu arust üks lahedamaid kohti üldse, mis nagu ühel korporatsioonil sellisel täidesaatval juhtimistasandil olla saaks. Ja see omakorda tõi mulle meelde selle, et ega see ei ole ainult korporatsiooni probleem, et see on ju üleüldiselt ka riikide probleem. Et me siin Eestis tahame tihti mõelda, et vot Eesti startup paradiis ja startup country ja the highest ratio of startups per capita, eks ju, ja mida kõike meil siin ilusat kogu selle haibiga on siis nii-öelda siltidena külge kleebitud.
ja samal ajal näiteks Eestis meil ei ole, eks ju, Chief Innovation Officeri ametil, et meil on küll peaaegu CTO, eks ju, või nii-öelda kõige kõrgem IT-tasandi, C-tasandi inimene on riiklikult olemas, eks, Taavi Kotka näol, aga näiteks Iisraelis on väga pikalt juba aastakümneid olemas Chief Innovation Officer, mis nagu väga palju ka tegelikult sellise avaliku sektori poolt annab sellist signaali, mida me tegelikult oma ettevõtjatelt ja oma ettevõtetelt ootame. Noh, seesama teema, et tegelikult on mingisugused stakeholderid või keegi, kes on nagu sellest konkreetsest ettevõttest huvitatud ja kelle huvid hakkavad väga palju dikteerima seda, mida kas siis saab teha või mida ei saa teha. Jube hea näide ja see on täpselt sihuke see stakeholderite näide minu arust väga hea ja jälle mina arvan, Taavi Kotka on nagu super tööd teinud ja mind neid väga nagu kurvastas nagu hetk, kui siis ilmus e-residentsuse kohta Ekspressis negatiivne artikkel, et nagu come on, nad olid 2 kuud väljas olnud ja nüüd kirjutatakse, et see on nagu nii vaevaliselt alganud. Et see on jälle nagu see stakeholderite näide, et kui me tahame innoveerida, siis me tegelikult peame nagu selle mindseti võtma ka nagu laiemalt, kui selles ettevõttes organisatsioonis nii-öelda riigi CTO positsioonilt, et see peab olema sihuke nagu mental state, et jah, et kindlasti on see hästi oluline, et oleks innovatsiooni officer meil olemas. Minu meelest väga hea, et te juhite selle teema selle nii-öelda iduettevõtete buumi ja selle nii-öelda laiema kultuuri peale, sest kui ma õigesti mäletan, äkki Kaidi Ruusalepp ise ongi öelnud seda, et eestlased on sellised küll jah, vingujad, rahulolematud, aga noh, lõpuks see ongi see meie edasiviiv jõud, et me ei ole kunagi rahul, järelikult me tahame alati paremalt, järelikult me tahame midagi, noh, see nii-öelda hoiab meid kogu aeg käimas. Ja mõneti küll. Aga see lõikab meile või meil ise laseme sellega endale jalga ka, et minu enda kogemusest me oleme nüüd 2 aastat turul toimetanud ja meil on üks suur konkurent, kui räägin seda startup andmeanalüütikast, on Mattermark. Ja Mattermark on üks USA startup ettevõte, kes siis täpselt samamoodi tegi startupidest, globaalsetest startupidest andmebaasi ja rind kummis läks seda andmebaasi müüma. Andmed olid katki, andmed olid mustad, disain ei olnud, user interface oli jama. Ja samal ajal meie proovisime seda toodet teha heaks, tõeliselt heaks. Nii et kui klient peale tuleb, siis tal on mõnus seda toodet kasutada. Ja see on seesama see eestlaste nii-öelda vingumine, kuidas ma lähen turule, see toode ei tööta, tal on katki siit ja sealt, see nupp peaks olema punane, aga on sinine. Ja mis me kaotame tegelikult aega. Nii tohutult palju aega, me peaks kohe minema välja, kohe tuututama hakkama. Kohe kirglikuks ka, et no see on seesama ju, millest me kogu aeg startupidele räägime, eks ju, et see lean startup mudel, eks ju, et kuidas sa testid, kas sinu toodet või teenust keegi üldse tahab. Et meil on palju perfektsioniste, eks ju, kõik tahavad selle asjaga saada nii viimasesse faasi, et nüüd ma olen rahul, nüüd ma julgen lõpuks minna ja küsida, kuule, mis sa arvad sellest. Ja siis, kui arvatakse, siis tuleb välja, et tegelikult panin ikka täiega võssa, eks, et ei olnud üldse see, mida oodati ja mida taheti ja see miinimum omadustega toode, mille pealt saaks testida. See on kasvufaasis alles, et nüüd sa tunned küll, et kui sa oled 2 aastat toimetanud, et millal see õige hetk oleks olnud selle tootega turule minna ja reaalselt testida, teades, et tal ei ole veel kogu funktsionaalsust küljes, aga juba annab tagasisidet korjata ja selle pealt ma saan järjest paremaks seda toodet ehitada. Ja ma arvan, täiendaks seda ka omalt poolt, et tõesti, et see on ka, võib öelda, paljude suurettevõtete probleem. Et kes on aastatega loonud kuvandi kui väga kvaliteetsest tootest, teenusest, et kõik, mis me teeme, töötab alati ja meil oma maja sees on tõsised diskussioonid sel teemal ehk, et kas tulla niimoodi beetana, nagu Google tuleb turule või mitte. Et kuidas klientide ootus on, kliendid ootavad, et kõik töötab, kui me teeme, see võtab jälle aega. Ja võib-olla see ärimudel, me arvame, et tegelikult töötab, me oleme väga palju energiat sinna pannud. Ja ehk, et see on nagu tõsine väljakutsega ühiskonna mõistes, ütleme Eestis ehk, et ka suurettevõtetel on õigus eksida. Ja see on, ma arvan, üks nagu põhiprobleem ka võib-olla koostöös startupidega ehk, et startupil on julgus eksida ja need asjad ei pruugi välja tulla.
ja siis meil sisemiselt on hirm, kui meie nimi on seal taga, siis me oleme ka justkui läbi kukkunud, on ju. Ja me ei taha seda ehk, et mida meist siis arvatakse, ehk et see on see, millest tuleb nagu inimlikult vaatest tuleks nagu üles saada ja tõesti ka ühiskonna vaatest, ehk et eksimine on okei. Nüüd väga hea, me jõudsimegi nüüd selle kohani, et hakkame rääkima probleemidest ja miks siis nüüd need suured ja väikesed omavahel väga hästi ei tööta. Aga enne veel, kui me sinna läheme, ma küsiksin publiku käest, et kui palju on siin täna kohal üldse nii-öelda päris startupi tegijaid, kes ennast startupiks peavad? Üks käsi tõusis, kas on veel käsi? Veel on käsi, väga äge. Kas te tahate äkki sõna sekka öelda, meile vastu vaielda, et mis see startup on ja mis on suurettevõte ja mis need probleemid nende vahel on? Või veel on vara natukene, veel on vaja julgust koguda? Kas meil on mikker siin ka publiku seas liigutamiseks? Meil on mikker olemas, nii et kui tahate sõna sekka öelda, näpp püsti ja kohe tuleb. Vot siin on üks noormees kohe vasakul. Ei tahtnud sõna või? Tere. Et enne kui me siin teemaga edasi lähete, et mind tegelikult huvitas, mainisite just seda mentaliteeti, mis tegelikult on, kuidas te hindate, et kas seda mentaliteeti on võimalik ka, ütleme, riigiettevõtetesse ja riigi nagu institutsioonidesse edasi kanda, just seda startup mentaliteeti. Et on mingid häid näiteid riikide varal, kes, Iisrael ilmselt üks, aga ka teisi näiteid, kes on nagu üritanud seda just riigi tasemel edasi arendada. Aitäh! No riikidest võib-olla üks kõige paremaid näiteid on Singapur äkki. Tahtsin just öelda. Et Singapur on kogu maailmas selline näide, kes on väga kitsastest, väga rasketest oludest tulles ilma veeta piirkonnas tegelikult, ilma puhta veeta piirkonnas suutnud kasvatada, ma ütleks, et täiesti sellise superriigi selles suhtes, et kui sa mõtled nagu edenemise kiirust ja seda tulemuslikkust ja sealt hakkab nagu kõik see peale, et kes see siis lõpuks otsustab, et mida me selle riigiga teeme ja kuhu me liigume või kes ettevõttes otsustab, et nüüd meil on muutust vaja ja kogu see muudatuste juhtimine on tegelikult inimeste juhtimise teema, et ühelt poolt see eesmärk paika panna, innustada kõiki nii, et inimesed saavadki aru, et jah, me tahame sinna liikuda. Et ma ütlen, et Eestis veel imehea näide on Teeme ära, et kus on nagu suudetud seda mõttemalli muuta tänu vedajate sellisele energiale, usule ja eeskujule. Ja minu arust need ongi võib-olla kõige paremad näited. Iisrael on natukene halb näide selles osas, et Iisraelis on see militaarsektori osakaal ja kogu see välisvaenlase teema on tegelikult, mis on väga palju põhjustanud sellest riiklikust innovatsioonist, on seotud sõjaga. Aga Singapur kui selline minu arust suurepärane näide, et kindlasti tasub mõni hea Singapuri kohta käiv analüüs läbi lugeda selles osas ja Eesti oma näidetest Teeme ära. Teeme ära ja e-residentsus ka vaieldamatult, et nii palju, kui ma olen vaatanud, mis riikide poolt toimub ja missuguste riikide poolt toimub, siis on kaks gruppi, kes innoveerivad riiklikul tasandil. Üks on grupid, kellel on palju raha ja kellel on tõesti võimekust innoveerida. Teised on sellised grupid, kellel on kitsas. Nii nagu Eesti 90ndate alguses, meil oli kitsas, me pidime midagi tegema kapitaalselt teistmoodi, et jõuda sellele oma naaber Soomele, kes oli meil tollal suure eeskuju järgi. Ja nüüd üks sellistest väikestest riikidest, kes innoveerib, on Honduras. Honduras tuli nüüd paar kuud tagasi välja maakatastriga, mis on ehitatud blockchainile. Ja nad katsetavad üldse seda blockchaini tehnoloogiat, mõtlevad viia sinna ka äriregistri ja kui läheb hästi, siis sellest saab mingis mõttes üks selline kapitaalne muudatus. Ja ka väike riik, kellel ei ole põhimõtteliselt midagi kaotada, proovis, tegi ära. Ma ei tea, kuidas neil läheb, sest liiga vara on hinnata veel, aga julgus igal juhul on väga lahe. Ma usun, et küsimus vist sai vastuse, et tõepoolest ka riigid suudavad käituda nagu startupid. Ja üks küsimus oli veel siit eest. Ja, kõigepealt kommentaar, et mis vahe on startupil ja palgatööl, et vahe on leidlikkuse tasemes. Et kui teil on küsimus, et olete startupi teinud ja teil on küsimus, et kas teil on lastel järgmine kuu nagu süüa osta, sest raha tuleb või ei tule, ei tea ju. Siis te muutute väga leidlikuks. Aga kui palk jookseb, andke andeks. Mugav elu on ja see on kõikides suurtes majades. Palk jookseb, tulemused on või ei ole, leidlikkust ei ole vaja. Mul on tegelikult küsimus, et
seda juttu kuulates mul on küsimus, et aga miks täna suured ettevõtted unistavad sellest, et nad sisemiselt oleksid kui startup'id ja mis neil täna puudu jääb, et tegelikult olla? Võtsid sõnad suus, nii et annan siis paneelistidele sõna, ehk Andres. on sul mugav, Veljo? ja ma ei ole kindel, et kõik suurettevõtted unistavad. on ju tegelikult. Kõik suurettevõtted ei pruugi unistada startup'iks saamisest ja olemisest, et seda on ilmselt vale nii-öelda ette kujutada. Kindlasti on olemas ettevõtteid, kelle puhul tegeletakse väga aktiivselt praegu sisemiselt innovatsiooni taasloomisele või innovatsiooni toetamisele. No võtame kasvõi selle vunk, eks ole, et see on ju tegelikult ellu kutsutud mingisugusel eesmärgil panna oma inimesed, nii-öelda töötajad väliste partnerite ja startupidega midagi ägedat tegema. Meil on endal LHV Labs, mis on puhtalt sisemine projekt, et panna inimesed tegema midagi, millega nad igapäevaselt töös kokku ei puutu, aga loovad mingit lisaväärtust. Et miks seda tehakse, on ju tegelikult väga lihtne, et kui sa tahad olla edukas organisatsioon, pead sa kogu aeg nii-öelda mõtlema väljaspool nii-öelda neid tavapäraseid raame ja tegelikult ma tooks siia ka sihukese olulise aspekti veel juurde, et kui me vaatame nii-öelda väljakujunenud organisatsioone, vaatame nende töötajate keskmist vanust, siis see on küllaltki kõrge. Ja kui me nüüd vaatame, mismoodi tegelikult täna tööjõuturule tulevad inimesed, noored tahavad töötada, siis see mentaliteet on pigem startupilik mentaliteet. Projektipõhine, mitte kindla tööajaga, et nüüd seda nii-öelda kultuurilist vahet olemasoleva töökultuuri ja võib-olla täna tööle tuleva põlvkonna töökultuuri vahel leevendada, on sul vaja natuke nagu muuta ka sellist nii-öelda töörutiini protsessi sisemiselt, et ma arvan, ka see nii-öelda innoveerimine ja startupi maja sisse ehitamine on võib-olla ka natuke nagu see, et leevendada oma tulevasi tööjõu probleeme. No ma kommenteeriks juurde, ehk et tegemist on tõesti kultuuri muutusega. Ehk et suurettevõtete sees, ehk et ajastud on erinevad olnud, et tõesti 2000 alguses oli, et meie väärtus oli see, ehk et stabiilne palk, siin on hea töötada, et häid inimesi saada. Ehk et kui oli eriti majanduskriisi ajal, et siis tänapäeval on tõesti uus põlvkond, me peame ise teistmoodi toimetama ja see on pigem niisugune juhtimislikust vaates kultuuri muutmise väljakutse muutus. Ehk et sa ettevõttena pead hakkama teistmoodi ja tõesti neid sama printsiipe, mis on väikeettevõtetes nagu rakendama. Aga ma mõtlen, et mitu korda öelda, aga minu enda usk on see, et vahet ei ole, et see väike või suur, kõige parem driver inimesi käima tõmmata on see, et kui on ühtne eesmärk, et miks me midagi teeme ja miks me siin oleme ja kui see on klient ja kliendile väärtuse loomine, et siis on see, mis tõmbab iga inimese käima, kui sa suudad selle kultuuri luua. Ehk et see on number 1 teema ja kõik muu tuleb hiljem juurde. No mulle tundub, et me oleme nüüd rääkinud päris palju sellest, et suurettevõtted tahaksid olla rohkem nagu startupid ja startupid tahaksid saada suureks, aga meie teema on, et kuidas nad omavahel saaksid koostööd teha. Seal on üks küsimus vist, jah. Kas võtame küsimuse vahele? Võtame ikka muidugi. Tere, Marko on minu nimi ja startup'ist Rent Market. Küsimus siis suurettevõtetele, et kui palju te praegu juba teete koostööd startupidega nagu selles mõttes, et arendate välja mingist toodet näiteks kuu aega või investeerite oma raha ja aega just ühe startupiga koostöö tegemisele? Ja mis need positiivsed ja negatiivsed küljed siis selle koostöö jooksul nagu on? Aitäh, väga asjakohane küsimus. Kas Tarmo tahab vastata? Ma ütlen Telekomi vaatest, et sama lava siin, ehk et on nüüd initsiatiivpunk, kus me oleme algatanud oma siis Garage Labi ehk et kaasata startup'e, kes näevad oma nagu ideel ehk et vajadust või seost meie enda teenustega ja me oleme avatuna anname neile siis koodid, apid, ligipääsu meie andmebaasidele, meie teenustele ehk et luua midagi koos ja hetkel on tulemas kohe on augusti lõpus garaaži üritus, kus siis leida 3-4 niisugust head ideed, mida siis ka omalt poolt rahaliselt nagu toetada. Et need ideed ka lendu läheksid. Ehk et see on, ma arvan, esimene samm meie poolt. Siiamaani vastus on olematu koostöö. Aga kuidas te lahti mõtestate, et mida on startupidel sellisest algatusest võita, et te annate neile midagi kätte, mis on nii-öelda
teile kuulu, mida te olete võib-olla aastaid arendanud ja nüüd teete siis kättesaadavaks ja mida on teil võita sellest, kui nemad midagi sellega ette võtavad? See on sisemise võitlus, ütleme sisemine murdepunkt enda jaoks ehk et sa usaldad kedagi teist, et sa suurettevõttena ei jõua kogu selle maailmaga kaasas käia ehk et uute ideedega. Et on parem, kui inimene, kes on innustunud, neid inimesi toetada ja koos võita. Aga ma selle paneeli alguses ütlesin ka, et see on kõva nagu mõtteviisi muutus ehk et sa hakkad jagama kliendibaasi ja sa hakkad jagama raha ehk et see on enda jaoks vaja läbi mõelda, et see on okei. See on täitsa okei viis nagu äri ajada. Nii et ei kardagi ilma jääda andmebaasidest, võib-olla häkkerid tulevad panevad midagi püsti, mis jääte ilma millestki äkki? Pigem mõtlem 2 asja, ütleme põhiline, mida me kardame võib-olla on tõesti hetkel veel emotsionaalselt on see, et kui me nüüd ebaõnnestume, mis siis Eesti elanikkond või meie tänased kliendid meist arvavad, et me oleme ka nüüd, ei olegi alati nagu pailapsed ega viielised, et ma arvan, see on, mida me kardame. Teine, ma arvan, kõige suurem vaidluse moment või niisugune arutelu startupidega on see, et väga palju startup'e, kes on meie ukselust käinud, on põhiline tunnetus, mida nad meilt tahavad, on, et teil on väga palju kliente. Et andke ligipääs oma klientidele. Ja nüüd küsimus, et mida me vastu saame ja see on niisugune, et mis see kliendi väärtus on siis, et mis see klient maksab, on ju, ehk et ja kuidas siis rahaline pool ja see on koht, millest ei tohi suurettevõttega ega ka siis väikeettevõtte kinni jääda, sest et see on surmale määratud arutelu, kui sa hakkad kohe laskmata karu nahka jagama. Aga see on, ma arvan, ise on näinud, et nagu üks põhilised niisugused emotsionaalseid takistusi ehk et tahate ainult meie kliendibaasi saada, mis siis on. Et pigem rääkida ikkagi sellest väärtusest ja siis tekib see arusaam, et ma arvan, et ma loodan vähemalt ehk, et see tiim, kes meil seda vunki veab ehk, et ise olles ka seal juures, et augusti lõpus leiame häid ideid. No vunk on hetkel ikkagi üks väheseid näiteid kahjuks või samas eeskuju on ju olemas või Heidi on ehk veel? No tegelikult on vunk võib-olla Eestis veel üks väheseid näiteid, aga maailmas, ma tahaks tagasi tulla 2 aspekti juurde, et üks on see, et miks suurettevõtetel seda üldse vaja on. Et Andres tõi väga ilusasti välja selle muutunud tööjõu olukorra ja selle hoiakute muutumise ja mille tõttu on vaja välja kujunenud organisatsioonil pakkuda lahedamaid töö tegemise võimalusi või töökeskkonda noortele. Teine asi on see, et ega suurkorporatsioonidel on ju pidev surve kasvada. Üks on see turuosa kaitsmise pool, teine asi on pidev surve kasvada. Et olete te näinud ühte ettevõtet, kes ütleb, et me järgmisel aastal ei kasva. Et kõikidel teevad järgmise aastate plaane. Swedbank ja SEB Eestis on öelnud, et nemad väga ei taha oma portfelli kasvatada. Jah, me tahame kasvada. Nii, aga kuidas sa kasvad, eks ju? Kasvad selle arvelt, kui teed kas ise midagi või õnnestub sul midagi hõivata. Ja see, mis puudutab nüüd suurettevõtete ja selliste startupide koostööd, et telekomisektor on kogu maailmas üks selliseid liidreid või vedajaid selles valdkonnas. Et kui me vaatame natuke laiemalt, eks ju, Euroopas on Veira, Haabraum, ProSieben, Orange. Igal suurel telekomi grupil on oma kiirendi või siis oma riskikapitali struktuur või üksus, mis ongi suunatud sellele, et skautida või taga otsida siis neid selle valdkonna parimaid startup'e ja tiime, kellega koos siis mingisuguseid uusi tooteid, teenuseid arendada selleks, et kasvada. Ja sealt kogu see loogika nagu tulebki, et mul on hästi hea meel, et Telekom on vunki püsti pannud, aga sealt tulevad kogu see muu maagia tuleb sinna kõrvale. Et ma eelmisel aastal aitasin ühel Baltikumi suurettevõttel analüüsida, et kui neil on vajadus midagi teistmoodi teha, et kuidas nad seda siis võiksid teha, et kas nad võiksid ise teha mingi kiirendi, kas nad võiksid maja sees kuidagi innoveerida või nad võiksid lihtsalt raha anda lootuses, et siis need õige hoiakuga ettevõtlikud inimesed neid üles leiavad ja siis nad avavad oma kliendibaasi neile ja elu lähebki hästi ilusaks. Ja kõik liikus justkui õiges suunas ja siis olid Põhjamaadest pärit omanikud, kes ütlesid, et ei, seda me küll ei tee, et mis siis saab, kui te ebaõnnestute, et mis siis meie mainest saab. Ja jäigi see hea plaan kahjuks sinna poolele teele pidama. Et selle tõttu mina küll tahaks tunnustada Telekomi selle julguse eest vunki teha, aga tahaks ka tunnustada seda meeskonda, kes tegelikult seda vunki veab natuke Telekomi väliselt. Sest mõnikord selleks, et teha uut
kvaliteeti või teistmoodi kvaliteeti, ongi vaja tuua inimesed väljaspoolt seda asja tegema. Nad teevad seda teistmoodi, neil on teistsugune vaade, teistsugune võib-olla motivatsioon ja see töötab väga hästi. Aga miks, see on ju väga tore, et on tulnud selliseid kihvte kiirendeid ja telekomid on nagu hakanud mõtlema ja nii edasi, aga miks just nüüd on tekkinud see sügelus ja vajadus järsku hakata innoveerima ja vaatama, et äkki on see ikka tõesti selline ilus roosamanna unistus. Kas sa küsid Eesti kohta või sa küsid maailma kohta? Küsin maailma kohta. No maailmas on see trend juba tükk aega, et ei saa kuidagi öelda, et see on nüüd, eks ju. Võib-olla meil Eestisse on ta natuke viite ajaga jõudnud ja nüüd tundub, et meil siin midagi on. 7 aastat tagasi startupi mõiste kui selline, no meil poolt definitsioon, kui esimest korda me tulime eestikeelse vastega idufirma välja, noh kujutate ette, eks ju, mis see reaktsioon oli, et mis mõttes idufirma, eks ju, kui me ütleme startup akseleraator, siis on see idufirmade kiirendi, eks ju, või no, et see tekitas nagu need naljamomendid, et me ei olnud harjunud sellega. Aga maailm liigub selles suunas minu arust juba viimased mingisugune, esimesed kiirendid tulid 2000-ndate alguses, ma ütleksin. Tehnoloogia on kindlasti olnud see, mis drive'ib seda, et kui täna nagu mõelda selle peale, et mida sa pead tegema selleks, et potentsiaalselt jõuda nagu laiali miljonite inimesteni, siis see tegelikult on oluliselt lihtsam kui 10 aastat tagasi. Et võtta mingi äpi tegemise, kui sa suudad teha hea äpi, tabada õiget nagu probleemi, mida sa lahendad, siis selle tegemine ei ole keeruline. Kui me võtame nüüd tagasi perioodi, kus meil ei olnud nutitelefone, tegelikult arvutid olid oluliselt kallimad, see lihtsalt ei olnud võimalik. Et täna on nagu tehnoloogia jõudnud sinnamaale, et põhimõtteliselt siinsamas Paides võib-olla kuskil 4-kordses majas poisid teevad siukse äpi või mängu valmis, mille nad panevad nii-öelda ülesse ja see jõuab nagu hetkega miljoniteni. Aga jah, et teha seda selles maailmas, kus sa pidid tegema kõigepealt nii-öelda väga palju tööd, sul oli kohutavat arvutusvõimsust vaja, siis sa pidid selle kuskile CD-plaadi peale trükkima ja leidma nüüd mingisuguse gaming house'i, kes seda distributeerima hakkab. See ei olnud nagu võimalik. Et see on ka nagu hästi oluline. Jaapan on üks huvitava ettevõtluskultuuriga riik, et Jaapanis on tegelikult juba aastaid suurkorporatsioonid arendanud oma tooteid koostöös väikeste startup ettevõtetega. Näiteks see on üks minu poolt ammu ära kulutatud näide, aga ühe Toyota auto tootmise juures on tegev umbes 140 startupi. Et kes tegeleb mingisuguste andoritega ja kes mingi elektroonikaga ja kes mingi järjekordse vidinaga tahavaate peeglisse. Aga mis on selle kultuuri selline downside või eesti keeles siis nii-öelda tagasilöök on see, et kui vaadata, et kui palju Jaapanis tuleb uusi väikesi innovatiivseid ettevõtteid, siis me jõuame üsna kiiresti sinna nullini. Sellepärast, et nende ärikultuuris ongi see, et kui sa midagi lahedat välja töötad, suurkorporatsioon tuleb plõpsti ja ostab su ära ja ongi kogu sinu teekond lõppenud. Et peaasi, et midagi sellist ei saa olema, et teie siin teete oma suu niimoodi suureks ja siis lähete niimoodi ampsti seda põldu pidi. Aga ma lihtsalt tahtsin öelda, et see on see sõltumatu raha pakkumise olemasolu, et Jaapanis valdav osa riskikapitali raha tulebki suurkorporatsioonidelt ja seal on nii-öelda corporate VC-d on kõige tugevam jõud sellise uue innovatsiooni finantseerimisel. Jah, aga tahaksin kahte asja siis kommenteerida. Üks on, kus see nagu nüüd järsku ka telekomis tulnud on, et siis tõesti telekom on üks sektor, kus tulud langevad ja kogu Euroopas tänu ja me oleme tugevalt nagu regulatsiooni all ja on see, kus me otsime. Teine pool on, et siiamaani me oleme tõesti skaleerinud teiste tehnoloogiaid, et on Ericsson või Nokia on teinud siis võrgutehnoloogiat, mida me oleme teinud ärimudeliks ja sealt pealt siis raha teeninud. Ehk et see on nüüd tänane internet või mobiilne internet täna lihtsalt niivõrd igapäevane teenus, ehk et sa ei eristu ja sealt pealt enam sellist järgmist hüpet, väljalt see, et tuleb 5G on veel kiirem, ei tule. Et on vaja uusi asju ja seda oskust mis ei ole siiamaani olnud, ehk et see ongi see, miks on vaja seda tekitada. Aga teine probleem on tõesti see, ehk et kuidas see startupidega see koostöö siis nagu toimiks, et Mungiga me oleme täna võtnud selle otsuse, ehk et me toetame rahaliselt, aga me ei võta sealt osalust. Ehk et muidu me tapamegi oma kultuuriga selle väikse ettevõtte ära, aga probleem, mis meie jaoks on, et olles suur ettevõte, siis me oleme tugevalt erinevate regulatiivsete organite kontrolli all. Ehk et andmekaitse on üks, kes ei luba
meil oma kliendibaasiga midagi teha ehk et jagada, seepärast äkki me kuritarvitame ja see on üks väljakutse ka koostöös startupidega ehk et kuidas siis teha kliendibaasi peale ehk et ongi kiusatus, et ostame ära, on tütarettevõtte, probleemi ei ole, saame kasutada onju. Samas kultuuriliselt võime ära tappa. Muidu jällegi, et jagada andmeid nüüd selle oma partneriga, me peame iga kliendi käest selle koos jälle luba hakkama küsima. Ja see on üks koht, ma arvan, kus nagu see andmekaitse on tulnud reguleerima siis suuri riigiasutusi ja suuri ettevõtteid hirmus ehk et me kuritarvitame meie kliendi baasi, aga see paneb nagu tõsiselt nagu piirangu jällegi väikeettevõttes koostöö peale ehk et neil on idee, meil on kliendid, aga neil kuidagi ei saa kokku panna omavahel hästi. Teil oli küsimus vist, jah? Ja küsimus, palun. Tahtsin veel sihukest asja küsida, et siin enne mainiti, et rind kummis kohe turule, et kas nagu siis peaks nagu Eesti startup tegema, et kas kõigepealt Eesti turule ja siis maailmasse või kohe paugust maailmasse. Mis on nagu teie, soovitus selle koha pealt? Ma ei tea, pigem ikkagi kohe välja, sellepärast et Eesti ei anna väga suurt head testimisbaasi, ärimudeli testimisbaasi, et kindlasti on mingid ärimudelid, mida võib teha kõigepealt Eestis, et ma ei tea, mis iganes see võiks olla. Elektroonilisi murumütse, neid võib Eestis testida. Aga üldiselt pigem on nagu valideerimiseks vaja ikkagi natukene suuremat ja võib-olla sihukesest diversifitseeritumat nagu kliendibaasi, kes seda kasutama hakkavad, et siis on see tagasiside ka ilmselt adekvaatsem, mille järgi siis nii-öelda itereerida toodet edasi, et see võib Eestis seda kitsa. Ja teine on ka see, et ega kliendid on ju järjest, need freemium mudelid, et järjest vähem on nõus maksma. Selleks, et sa ennast ära tasuksid, siis Eestis ei ole lihtsalt kliendibaasi sul, mille pealt sa saaksid piisavalt tulusid panna. Ja kui tootel on potentsiaali tõesti muutuda rahvusvaheliseks, siis hakkab sõna levima. Ja praegu on sõna levimise jõud on üks olulisemaid jõudusid, mis peaks olema startupi taga. See aitab kasvada. Kas kellelgi... Ei, ma just tahtsin öelda, et see ei ole muidugi niisama lihtne, et tegin äppi ja kohe nüüd kõik nagu downloadivad, et eks see väljapoole minemine kindlasti vajab sealseid partnereid ja võib-olla Eesti-poolset just mentorite tuge ka, et kes tegelikult on garaažis või mis iganes organisatsioonid. Et lihtne on öelda muidugi, mingi muidugi. Aitäh. Kas on veel kommentaare, küsimusi, mille saab kohe ära lahendada? Ma tahaks kommenteerida seda küsimust. Ma tahaks korraks veel vastata selles osas, et seesama, et teatud asju on võimalik kasvatada nagu orgaaniliselt või viraalselt kasvab, eks ju. Ja ka samas olgem ausad, et kui see ei ole just äpi tegemine, mille te 48 tunniga valmis äkki teete, äkki on sinna rohkem raha taha vaja, kas või selleks, et minna seda siis rahvusvahelisele turule katsetama. Ja kogu selline julgus ja suutlikkus neid väikesi asju suureks saada tihti sõltub sellest esmasest kapitali pakkumisest. Ja me oleme ütleme, et kuna ma äriinglite organisatsiooni praegu vean, et siis seesama teema, et kust saada see esimene, kas 10 000 või 100 000 või siis 500 000, et see ka esimene minimaalsete omadustega toode oleks selline, mida siis saaks rahvusvahelisele turule kasvatama minna või katsetama minna. Et eks ta sealt tuleb, et eks ta on selline natukene selline nokk kinni, saba lahti mäng, et sa alati saad täpselt nii pika jupinööri, et sul õnnestub ennast üles puua. Ja niimoodi tasapisi niimoodi liigud, et alguses vaatad, et mis see esmane reaktsioon on oma prototüübi pealt, et prototüübil ei ole kogu funktsionaalsust, aga mingisuguse tagasiside juba saab ja siis sealt edasi, aga kindlasti see soovitus, et kohe see turg võiks olla nagu laiem, mille peal katsetada on kindlasti õige. Siit väike järelküsimus ka, et kas ütleme siis soovitus või mitte nüüd ütleme siin Vungile või äriinglitele vett peale tõmmata, aga kas mõistlik on siis minna nii-öelda kõigepealt Eesti siis nii-öelda kiirendajateni või minna kohe globaalselt, minna kohe nagu maailmasse, minna kohe vaatama Ameerikasse, Silicon Valley'sse endale pilet ära osta või on see konkurents lihtsalt nii suur, et sinna nagu alguses võib-olla lihtsalt hammas ei hakka läbi sellest? Mul on selles suhtes üks hea näide, mida ma olen ka palju kulutanud, sellepärast, et ma olen sellega lähedalt seotud olnud, et GrabCAD. Ardi Meibom, Indrek Narusk. 5 aastat tagasi 2 poissi ja PowerPoint presentatsioon, eks ju. Et mitte midagi ei olnud tegelikult, mille pealt ükskõik kes oleks võinud neisse investeerida. Ja siis, kui nad tulid oma ideega ja oma esitlusega,
noh, tihti on see selles, et kui tuleb keegi, ütleb, et oh, mul on idee, eks ju, siis ma ütlen, et ideid on kahjuks väga palju, aga mis edasi? Et idee ei ole mitte nagu vara, vaid see on kohustus. Et kui sul on idee, siis on sul kohustus ka midagi sellega ette võtta ja reaalselt midagi nagu ära teha selleks, et tõestada, kas ta töötab või mitte. Et see ei ole mingisugune selline kullaauk, see idee lihtsalt. Ideed iseenesest, neid on tonnide kaupa seal Silicon Valley's, nad ei maksa suurt midagi. Aga see, et kui palju sa oled seda asja läbi mõelnud või kui palju sa oled suutnud seda ilma ka suurema investeeringuta katsetada. Näiteks, et see esimene test on see, et kas ma lähen tänavale ja küsin, eks ju, 100 mööduja käest, mis nad sellest arvavad, on kõige lihtsam näide võib-olla, kuidas ühte ideed katsetada. Aga see ka, et Eestisse on tekkinud ka lisaks selliseid, ütleme natukene rahvusvahelise mõõtega kiirendeid, on Startup Wiseguys, eks ju, kus algusest peale tulevad tiimid kokku mitte ainult Eestist, vaid mujalt ka. Ja juba selles koostöös tekib mingisugune sünergia ja tekib mingisugune teadmine, tuuakse inimesi väljaspoolt sisse, mentoreid, igasuguseid eksperte, nõustajaid. Et minu soovitus on see, et kui sa suudad Eestis oma idee nii selgelt kellelegi ette kanda ja sul on ka mingisugune tulemus ette näidata, siis tõenäoliselt sa saad selle vajaliku minimaalse kapitali selleks, et minna rahvusvahelisele turule seda testida. Kui sa Eestist mitte mingisugust raha ei saa, kas või 10 000, siis tõenäoliselt on ikkagi midagi selles loogikas, mida sa esitled paigast ära. Ma ei ole veel ühtegi head ideed näinud, mis ei suudaks Eestist välja kasvada. Mina jälle ütlen, et välja. Et mitte midagi ei ole kaotada. Kohe tasub minna proovida, ma ei tea, kui Seedcamp võtab jutule või veel parem Techstars või Y Combinator või ükskõik kes võtab jutule, et mitte midagi ei ole kaotada. Ja kui ei õnnestu, siis on võimalik omale tuult tiibadesse saada ka Eestisse. Ja samad sõnad ütleme, et ka Vungi vaatest, et startupid, keda me siis otsime, kellega koostööd teha, ehk et me ei müü, ehk et on võimalik teha koostööd Eesti Telekomiga, et see kliendibaas on olematu. Et see, mida me pakume, on ikkagi Telia Sonera Grupp ja 120 miljonit klienti 20 riigis, ehk et see on see, et kus öeldes, et ikkagi iga teenuse eest kliendil järjest vähem nõus maksma ja selleks, et see sul ära tasuks, peab sul palju kliente olema ja see on see väärtus ja tõesti, ehk et Eesti võib olla selline nagu, et me anname hinnangu, aga järgmine samm on kohe see, et kas ta läheb ka Soomes korda, kas ta läheb Kasahstanis korda, ehk et see on hästi oluline. Ja tagasi tulles veel selle Hardi ja GrabCAD-i näite juurde, et Hardi läks Bostonisse pärast seda, kui ta oli Seedcampi ja enne seda, kui ta oli Seedcampi ja Techstarsi võitnud, aga teda ei võtnud keegi tõsiselt sellepärast, et ta oli võib-olla üks paljudest, aga mis tema kasuks rääkis, oli meeletu järjekindlus. Sisuliselt läks, istus, töötas Bostonis, eks ju, Starbucksi kohvikus, eks ju, läks, koputas igale uksele, kus tal oli mõistlik koputada ja rääkis kõikide inimestega, kes vähegi said teda aidata. Ja ma ütleks, et tõenäoliselt see õnnestumise kaalukeel ongi see, kui väga sa ise usud ja kui väga sa ise pühendunud oled. Vastus oli vist ammendav. Just nimelt, et väga tore on näha, et seda valmisolekut on nii lavalt, nii suurettevõtete kui ka startupide seas siis teha, käia, otsida neid võimalusi, ideid ju on meeletult. Aga mis siis ikkagi on need takistused, et miks ei leita teineteist? Kas on see küsimus on rahas või on küsimus oleme natuke rääkinud ka regulatsioonidest, et andmekaitse regulatsioonid on päris keerulised. Mis on veel takistused? Mul on üks hea metafoor, et kõik me oleme olnud väikesed ja mina tunnistan, et mina olen ka käinud õunaraksus. Et ja kujutage ette, et te olete lapsed ja teie kõrval asub üks memmeaed, kus on 10 õunapuud. See kannab tohutult palju õunad kukuvad alla ja te lähete õhtul raksu. Saate õunad kätte ja olete hirmus õnnelikud. Aga samas memm seal teisel pool on hirmus kuri, kaebab teie emale, isale ära ja hakkab üks igavene jama peale. Ja see vastastikune suhtumine on see, et teie mõtlete, et on ikka kuradi vanamutt. Ja memm teiselt poolt mõtleb, et noorus on hukas, näe, käib ja varastab minu õunu. Ja see on natukene selline startupi ja suurkorporatsiooni omavaheline suhtlemine, et üks on väike, tahab käia, näeb, et seal on ressursid üle, aga mina tahaksin neid ressursse kasutada. Ja teisel pool on keegi, kellel on ressursid, aga keegi tuleb neid ressursse mõtlema.
aga seal on nagu kaks asja. Üks on see, et tegelikult kui läheb hästi ja startup'id ennast nii-öelda kuskil liikluses surnuks ei sõida või midagi muud nendega ei juhtu, siis neist saavad needsamad nii-öelda vanamutid, naabri vanamutid. Ehk nad kasvavad suureks, neil tekib palju ressursse ja nüüd on küsimus see, et kuidas nad siis sellesse ressurssidesse suhtuvad. Kas nad teevad aiad lahti ja ütlevad, et hakkame neid jagama ja las nad tulevad ja las nad tarbivad, leiame mingisuguse teistsuguse mudeli. Ja täpselt samamoodi on noorte poolt, et kas me tegelikult pean minema ronima üle aia öösel pimeduse varjus või ma võiksin käia küsida seda. Et see üksteisele vastutulekuks on päris palju ruumi ja neid õunu võib jagada hoopis teistsugustel põhimõtetel kui see, et ronida üle aia ja minna võtta. Tegelikult võiks õuntest teha õunakooki ja sealt pealt teeks nagu käibe jagamise mudeli, mida nimetatakse revenue share imiseks, eks ju. Ma olen Kaidiga nõus, et ongi, et tuleb rääkida avatult, mitte palju ongi neid müüte ehk, et me arvame suurettevõtete startup'ist midagi ja startup'id meist. Aga tegelikult peaks rääkima, et Telekomi otsas ma võin öelda, et me oleme olnud hästi kinnine organisatsioon. Ehk et kogu tehnoloogiline teadmine on ainult meie majas, ainult meie inimeste peades. Ehk et tegelikult see väärtus, kui me oleme paar korda startup'i kokku saanud, on väga suur, kus meie inimestel klikib kohe. Ehk et see, et mis on need tehnoloogilised võimalused, mis meil tegelikult on olemas, mida inimene, kes ei ole töötanud Telekomis, tegelikult ei tea. Ehk et aga see ongi see rääkida ja avatult rääkida omavahel, mitte tõesti käia raksuse proovida kuskilt varastada. Ehk et siis on tigedus mõlemad palju. Sarnaselt Telekomil pangandus on hästi suletud olnud ja ta tegelikult on ja jääbki kindlasti suletuks sellepärast, et võib-olla ma muidugi nii täpselt ei tea Telekomini kõiki regulatsioone, aga ma miskipärast julgen väita, et pangandusel neid regulatsioone pisut rohkem. Ja mõlemad tegelikult ongi nagu selles mõttes natukene kehvad valdkonnad, et ega ongi raske mõnikord innovatsiooni teha. Aga kui nüüd nagu vaadata, mis on juhtunud praegu võib-olla startup'i maailmas, siis väga tugevalt domineerib vähemalt nii-öelda vestlustes fintech. Ehk siis kõik tahavad teha mingisugust fintechi startup'i ja lahendada mingisuguseid probleeme, mis on siis tänapäevasel pangandusel, et on see siis TransferWise, kes on teinud supertoote nii-öelda rahvusvahelisteks makseteks, on see siis Pandora, kes on leidnud väga selge niši, kus ta vahendab siis nii-öelda raha saajate ja pakkujate vahel, et neid valdkondi on nagu hästi palju ja ma arvan, et jällegi, et kui nüüd pangandusest vaadata, siis pangandus on olnud ka nii-öelda regulatsiooni taga kinni. Teiselt poolt kindlasti on vaadatud neid startup'e esialgu siuksi väikese, tüütu ja natuke imeliku ärimudeliga tegelastega ja konkurentidena. Ehk siis tegelikult ei taheta kohe alguses avada oma kliendibaasi, et see sama, mis tegelikult Telekom on välja öelnud, et põhimõtteliselt on 120 miljonit, mis iganes see kliendinumber on, et seda kõike võiks avada, aga tegelikult väga ei saa ja väga ei taha ka, eks, et lõpuks on väga palju selles kinni sinu äri edus, mis sa oma andmetega teed, selle väljaandmine tegelikult on olnud problemaatiline. Aga nüüd me oleme jõudnud sellesse kohta, et kui panna nagu kommertspangad kuskil keskel, siis nagu ümber on tekkinud kohutavalt äge siuke nii-öelda Saturni rõngas, mis on nagu startup, kes tegelikult võtavad natukene seda revenue't kommertspankadelt ära ja sellepärast võib-olla pangad on ka nüüd hakanud midagi nagu tegema, aga jah, see on nii-öelda konkurents praegu, mis on nagu takistanud ja tehnoloogiline platvorm, et pankade puhul on nagu see naljakas lugu, et väga paljud neist ikkagi jooksevad väga iganenud platvormide peal ja sinna midagi huvitavat otsa ehitada on tegelikult väga keeruline, et aga ajapikku kindlasti see muutub, et meil on nagu lihtne, meil on suhteliselt nagu värske asjad. Mul on siia võib-olla kohe üks hästi värske näide tuua, et kui me teatasime avalikult, et me hakkame blockchaini tehnoloogia peale ehitama uut kauplemisplatvormi ehk uut börsi, siis ei läinud väga kaua aega mööda, kui meile helistas Nasdaq ja küsis, mis te seal teete, kas me saaksime kuidagi koostööd teha. Minu meelest see on ka üks selline suur organisatsioonide võimalus käitumismudelitest. Sa hoiad turul silma peal ja kui tuleb kuskil midagi huvitavat, siis su esimene reaktsioon ei ole mitte see, et ma tapan selle ära,
sest ta võtab mul äri ära, vaid sa lähed ja küsid, et kas me saaksime koostööd teha. Võib-olla sealt tuleb minu jaoks midagi. Jälle startup'i jaoks üks võimalik selliseid exit eid, millest me kõik ju unistame, et me saaksime kas ise kasvama suureks või me saame oma äri kuhugi maha müüa. Ja kui ma Funderbeamist räägin, siis võib-olla meie jaoks ka kunagi üks exit on see, et me oma uuel tehnoloogial põhineva kauplemisplatvormi müüme maha mõnele suurele börsile. Mul on üks väga hea näide Kaidi näitele nii-öelda vastupidisest maailmast, et mulle väga meeldib, et me tegelikult kasutame Funderbeamiga põhimõtteliselt sama arendusmeeskonda, kes meile teeb siis blockchaini otsa väga huvitavaid rakendusi. Aga üldiselt pangad saavad toimida ainult siis, kui neil on väga head suhted ka teiste pankadega üle maailma, nimetatakse neid korrespondentpankadeks ja 2 nädalat tagasi kohtusin ma ühe suure Prantsuse pangaga. Mõtlesin, et arutan, et kuidas saaks koostööd teha ja läbi nende liigutada kiiremini siis nii-öelda oma klientide raha. Ja siis muuhulgas mainisin, et me oleme tegelikult üsna innovaatiline pank, et me tegeleme siin ise krüptoraha platvormi arendamisega ja meil on mõned ettevõtted, kes nii-öelda vahendavad klientidele krüptoraha nii-öelda makseid. Siis selle peale prantslane pidi nii-öelda infarkti saama teisel pool lauda, ütles, et oi, siis me küll ei saa mingit koostööd teha, et meil on nagu grupipoliitika, et me nagu blockchainiga üldse ei tee, et see on rahapesu ja seal on ainult nii-öelda kurjategijad. Et see on nagu väga hea näide sellest, kuidas see nii-öelda välja kujunenud korporatsioon tegelikult ei taha võtta riski. Et ilmselt selles majas seal on olemas inimesed, kes saavad väga hästi aru, mis on siin blockchain, et see tegelikult ei ole ainult rahapesijate ja easy'se rahastamiseks mõeldud platvorm, aga tervikuna organisatsioon muutub nii aeglaselt, et enne kui nad ükskord nagu avastavad, et jah, et tegelikult see on samasugune tehnoloogia või samasugune platvorm, nagu oli võib-olla kunagi World Wide Web või mis iganes veel, eks ole, et see on nagu tehnoloogia, mille peale võiks nemad ehitada midagi põnevat ja läheb nii palju aega, et üldiselt sihukestel kiirematel organisatsioonidel lihtsalt lõpeb jaks otsa. Ja ma arvan, üks teema, mis sellega on ikkagi, et ettevõtet tasub kogu aeg enda jaoks defineerida, et mis on see äri, kus sa oled. Ehk et täna vähemalt telekomis me oleme küll hakanud kõva aega rääkima, et me ei taha telekom olla. See piirab hästi palju meid, et me oleme loonud oma ettevõtte sees eraldi tõesti juhtkonna tasemel üksuse uued ärid, selleks, et oleks midagi uut eristuvat ja see maailm muutub. Ehk et täna ei ole, järgmine päev on, et meil oma grupist on hea näide. Ehk et aastaid tagasi Rootsis üks startup ettevõte tuli Teliasse, küsis 200 000 sekki ehk et toetada nende arengut, ehk et tundub loovat väärtust telekomi klientidele. Telia arvas, et see ei ole meie äri, et meie äri on ikkagi see telekomi äri. See aasta investeeris Telia samasse ettevõtet 100 miljonit eurot, et tegemist on Spotify'ga. On küll meie äri. Ma tahaks ka siia veel mõned näited otsa tuua, et minu arust nagu olukord paraneb, et järjest rohkem on neid ettevõtteid, suurettevõtteid just, kes näevad seda väärtust. Ja kui me toome Eestist näiteid, et Nortal näiteks siin, eks on üks enne seda veel, kui ta Nortaliks sai, oli Veebmeedia. Ja mulle meeldib nagu selle puhul see spin-offi nagu mõte ka, et sul tekib maja sees mingisugune meeskond, kes arendab midagi, mis tundub, et see ei ole su põhiäri ja siis sa annad sellele meeskonnale vabaduse see spinnida. Tänu sellele on meil Zero Turnaround olemas ja on Plumber olemas näiteks. Ja kõik sellised hoiakumuutused suurettevõtetes kindlasti võtavad aega. Et kui on sellised väga suured ettevõtted, näiteks nagu mul tuli jutu sees meelde siin BMW korporatsioon, et BMW tundub kõigile, et see on ju autotootja, eks ju, et BMW, Bemmikummid. Aga tegelikult BMW ammu ennast defineerib mitte kui autotootja, vaid provider of urban mobility. Et nemad on need, kes pakuvad võimalust liikuda asustatud piirkondades. Ja neil on teenuste pakett isegi nendele, kellel ei ole autot, vaatamata sellele, et neil ei ole BMW-d, eks. Ja nad näevad kogu oma seda tulevikku selle kaudu, et nad otsivad start-up'e just eelkõige selle lahenduse pakkumiseks. Kõik, mis haakub igasuguse linnakeskse liikumisega, kui keegi suudab sinna pakkuda mingisugust toodet või teenust, siis BMW-l on selle jaoks nii oma riskikapitali üksus olemas, kui ka konkreetne strateegia, keda ja kuidas nad ostavad. Aga minu jaoks suurettevõtete ja startupide koostöö tihti haakub sellega, mida natukene Kaidi ka peegeldas, et me loodame, et äkki keegi ostab meid kunagi ära ja siis on see meie väljumisvõimalus, et miks me seda ettevõtet oleme ehitanud. Suurkorporatsioonidel tihti ongi see suhe taandub raha peale.
et ma ostan teid ära, on nagu see esimene reaktsioon, et noh, investeerida ei taha, eks ju, lõpuks, kui ei ole võimalik enam nagu võib-olla investeerida, siis on alternatiiv, et ma ostan teid ära. Ja mida nad siis päriselt ostavad? Et see, et kuidas siis nagu innovatsiooni saada, et sa ostad kas intellektuaalse omandi ära, mingisuguse IP, eks ju, mille pealt sul on võimalik mingit toodet või teenust arendada. Sa ostad kas ära meeskonna, kes on nii suutlik, et suudab mingisugust uut kvalitatiivset hüpet luua, mida sina oma majas ei suuda, selle teistsuguse kultuuri või mille iganes pärast. Sa ostad kas ära selle toote, mille pealt sul on võimalik siis edasi oma käivet genereerida ja enda süsteemi seda integreerida. Sa ostad kas ära mingisuguse kliendibaasi, kellele siis sa saad midagi täiendavalt juurde müüa, või sa siis ostad ära selle startupi koos selle meeskonna ja käibe ja kasumi ja naha ja karvadega, sellepärast, et sa kuidagi näed, et ta võimaldab sulle täiendavalt tulu teenida ja kasvada. Ja ega suurkorporatsioonil neid rohkem võimalusi ei olegi, et tal on raha palju, et ta siis muidku ostab, ainult et ta otsustab, et mida ta siis ostab ja mida ta siis selle meeskonnaga pärast seda teeb, kui ta on tema üle kontrolli saanud. Et kas ta siis lahustab oma suure korporatsiooni sees ära või jätab talle võimaluse seda oma unikaalset startupi kultuuri kuidagi iseseisvalt edasi arendada selle suurkorporatsiooni sees. Ja tulles tagasi GrabCAD-i näite juurde, et kui Stratasys kui 3D printerite tootja ostis GrabCAD-i meeskonna ära koos GrabCAD-i äriga, siis ta jättis ikkagi nii-öelda selle iseseisva ärina alles. Aga tegelikult selles osas, mis edasi saab, on tulevik täitsa tume, sest Stratasysi aktsia on ikka päris kõvasti kukkunud. Nii et põnev on jälgida, mis hakkab edasi juhtuma. Mis kasu siis üldse sellest on, et kui ühelt poolt on nagu buum on käimas ja kõik suurettevõtted nagu otsivad ja tahavad toetada ja kiirendida ja kõik see on väga kihvt. Aga mis kasu sellest lõpuks on siis, kui need suurettevõtted ja startupid lõpuks üle ostetakse? Kasvavad, suurettevõtted kasvavad, startupperid saavad. See ju kasvatab monopole. Ei, aga vaata, startupperid jälle saavad, see on kirglik teema. Mis kasu sellest on, kui mõni startupper müüb ennast suurettevõttele? Kui ta saab sealt palju raha, siis tõenäoliselt on tal 2 valikut. Ta kas muutub laisaks pensionäriks või siis teeb järgmise startupi ja läheb uuesti selle murrangulise disruptive tehnoloogia või disruptive innovatsiooniga sedasama laiska ja suurt ja rasva söönud, eks ju, valdkonda raputama. Ja see ongi kogu see tsükkel, mis käib ja see ongi suurepärane. Mida rohkem seda raha välja tuleb ja mida suudavad rakendusse panna sellised noored ja vihased ja näljased, siis seda rohkem see maailm muutub ja seda kiirem see tempo on. Kaidi vist ei ole nõus või oled? Ei ole, olen küll nõus, et eks me ju kõik pärast oma nii-öelda esimest maist elu tahame taevasse saada, nii et kui startupid saavad palju raha, siis neist tõenäoliselt saavad inglid, küll äriinglid, eks, et ma arvan, et sealt tekib üks selline uus huvitav kogemustega investorite põlvkond, kes järjest kasvatab. Aga siin on mitu korda öeldud startup boom ja Eestis on startup boom ja mina sellele küll vaidleks vastu, Eestis ei ole mitte mingit startup boomi. Et kui ma vaatan seda Funderbeami andmebaasist, kui palju Eestis on startup'e, me oleme ikkagi võtnud täitsa niimoodi käsitsi otsinud kokku selliseid tõeliselt kihvte ja lahedaid startup'e. Meil peaks olema neid 10 korda rohkem, et meil on veel kasvuruumi. Kaidi, see on valdkond, millest me avalikult ei räägi, sellepärast, et me ei taha mingid vastikud vingatsid olla, eks ju. Kuna Eesti startupidel ja Estonian Mafial on maailmas nii hea maine, siis me aitame kaasa, et see maine kasvaks. Meil per capita on neid palju. Per capita me oleme nüüd Euroopas 3. kohal, mis on väga hea. Kvaliteedilt on nad head, aga kuna Eesti tõesti suudab toota, need, kes on tipus, need on maailma tipu startupid, me peaks julgema toota palju rohkem. Suured tänud, kas on küsimusi veel publiku seast? Oli siin käsi tõusis. Võib-olla ka mõnelt uuelt näolt. Või kommentaare või niisama nalja. Tuleb ikka esiritta siis. Ma tahtsin seda juttu korraks jätkata selle osas, et see ongi tsükliline. Et teed ühe ära ja siis lähed järgmist ja kui vaadata nagu suures pildis, et suures korporatsioonis töötad, antakse ülesanded, mida sa pead lahendama, saad palka, elad hästi. Oled startupis, tegelikult saad suhteliselt sama palka. Ei ole päris nii, et sa näljas oled. Kui ikka natuke idee lendab, sa saad sama palka. Aga vahe on selles, et need ülesanded on sul endal välja mõeldud.
need on põnevad. Sa ei pea täitma kellegi poolt defineeritud asja, mida palutakse teha, vaid sa saad ise otsustada. Ja ma ütlen, et see on nagu pool meaning of life, et see on tegelikult oluliselt lahedam kui korporatiivne nagu seltskond. Ja sellepärast, kes iganes tahab, soovitan, tehke. Mina ikka vaidlen vastu. Aga see sama kultuur peaks olema võimalik ju korporatsiooni sisse luua, et sa ei anna inimestele mitte ülesandeid, vaid müüd seda, mida inimesed ise loovad. Ma arvan ka, et me ei ole enam manufaktuuri ajastul, et tegelikult organisatsioonid muutuvad ka päris palju, et ma tahaks siiralt ikkagi loota, et enamustes Eesti, ma arvan, et telekomis ja ka pankades ikkagi on väga palju selliseid inimesi, kes tegelikult ju loovad, et ega see loomeprotsess, uue toote arendamise protsess ei ole ju alati top-down, et tegelikult igasuguseid bottom-up asju tehakse väga palju, jällegi mainime seda funki, eks ole, mainime neid sisemisi häkatone, mis tehakse, et see ei ole nii päris mustvalge enam. Ma loodan, et see ei ole igal pool mustvalge, aga põhimõtteliselt jah. Meil näiteks ei ole midagi selle vastu, kui suurkorporatsioonides elu igavaks läheb, me saame tööjõudu sealt. Ja jätkame küsimustega veel. Ma ei tea, ma oskan telekomi vaatest öelda ehk, et ongi, et millal sa keskendud ja fokusseerid. Kas sa keskendud olemasolevalt nagu, ütleme, telekomi eriti hea näide ehk, et olnud peaaegu, ütleme, Elion on olnud monopol kunagi. EMT on pikalt olnud turuliider ehk, et kas sa keskendud turuosa kaitsmisele ja rahale või sa keskendud kliendile väärtuse loomisele ja oma nagu selles mõttes ärimudeli pidevalt defineerisimine ehk, et see ongi selline kõige kriitilisem koht, et kumma tee sa valid. Kui sa valid raha, siis sa oled kinnine, sa oled hukule määratud pikas perspektiivis. Kui sa valid pideva äri uuenduse ja kliendi, siis arened. Ja ma arvan, see on iga suurema ettevõtte nagu sisemine koht ehk, et kas sa mugandud või sa kogu aeg otsid uusi nagu väljakutseid. Ma tahaks lihtsalt ühe näite tuua siia juurde, et üks lihtne võimalus praktikas ka järele proovitud, kahjuks täna küll kasutusest maha võetud, on see, et antaksegi töötajatele 20% ehk 1 päev nädalas uute ideede ja asjadega tegelemiseks. Sellel Ericssonil nad tegid 3-kuulisi projekte. Neil oli innovatsiooni nii-öelda labor ja kes tahtsid, võisid sinna tööle minna 3 kuuks ja tõesti töötada välja Ericssoni korporatsiooni jaoks selliseid ägedaid lahendusi, mida nad muidu oma tavatöö juures teha ei saa. Aga suur jama oli siis, kui 3 kuud said läbi, sest keegi ei olnud nõus sealt minema korporatsiooni tööle tagasi. Meil on nüüd 10 minutit veel jäänud arutelu lõpuni, et ma annaks ühe võimaluse veel küsida siin nendel, kes ei ole saanud küsida ja siis on mulle endal ka üks viimane küsimus jäänud. Nii et Neiu Kallases. Jutt jõudiski sinna, mis mulle hästi huvi pakub, ongi see sobiv ja erinevad koostööformaadid, et Eestis on Garage48 on väga head tööd teinud sellise interdistsiplinaarse koostöö propageerimise, kultuuri loomise vallas. Aga mis mulle tundub, et see Garage48 ongi hetkel selline pea ainus formaat, innovatsiooniformaat, et mul oli väga huvitav kuulda, et LHV-l on tegelikult olemas sisemine labor. Et mul oleks küsimus, ja oleks huvitav näha teid siis põhjendamas, et miks Telekom on valinud sellise garaažiformaadi ja miks LHV näiteks viljeleb sisemist laborit. Jah, Telekomi vaatest, et miks me välise ehk, et ma ütlesin, et me jõudsime arusaamisele ehk, et siiamaani me oleme meie edukus ja siis sisemine innovatsioon on baseerunud tehnoloogia arengul. Aga ehk, et see tänane meie teenus on niivõrd commodity ehk, et igapäevane ehk, et me peame olema keegi teine. Ja siis me defineerisime, et me ei taha olla Telekom enam, et uusi ärimudeleid. Ja see on tõesti, et pika staažiga inimesed, kes on kogu aeg olnud selles ühes samas nagu mudelis, ei muutu üleöö ja et otsida väljapoolt. Ehk, et ma ise olen seda enda jaoks defineerinud läbi selle ehk, et ja julgustan startup ehk, et tulge ja olge julged, öelge ehk, et see on teie äri. Te täna veel ei tea, aga see on teie äri tegelikult ehk, et seda on meil endale vaja ehk, et täna me võib-olla oleme ise liiga silmaklapid peas. Ehk, et just see on see põhjus, miks me oleme läinud väljapoole. Miks me oleme alustanud sisemiselt? Sellepärast, et
üks piirang, mis meil on, eks ole, andmed. Me ei saa võib-olla väga lihtsalt täna oma andmeid välja anda niimoodi, et me saaks teha Garage 48-ga koostöös ürituse, kus ütleme, et okei, et teil on kogu kliendi andmebaas saadaval, tehke midagi ägedat, analüüsige seda. Võib-olla me kunagi jõuame sinna, et teeme midagi väljaspoole ka, seda me ei saa välistada, aga kindlasti üks mõte, miks ma selle sisemise häkatloni ellu kutsusin, oli ka see, et ma näen, et maja peal on hästi palju inimesi, kes iga päev tootearendusega ei tegele, aga neil on nii palju ideid, et nad pulbitsevad, et seesama teema, et nad tegelikult mõtlevad kaasa, et meil ei ole ainult zombid tööl, et tegelikult mõtlevad kaasa, tahavad tootearendusega tegeleda, tahavad panustada ja näevad nagu seda kliendi kasu selles, et nüüd korjata need inimesed kokku ja panna neile, anda neile ressurss, anda insenerid, anda nagu testijad, anda disainerid, anda legal tugi kätte, et tal on kõik olemas oma idee deliverdamiseks ja see oli väga fantastiline näha, et meil tekkis esimesel üritusel 12 ideed, mis olid väga nagu kihvtid ideed ja millest me 3 täna nagu oma roadmap'is juba teeme, mis lähevad laivi klientidele kasutamiseks, et saab küll seda teha, et seda on oluline teha nüüd järjepidevalt, leida neid ideid, leida neid inimesi ja kindlasti mingil hetkel jõuame ka väliste partneritega tehtava häkatonile, sellepärast et see lihtsalt annab meile teise mõõte juurde. Võib-olla see näiteks Telekom, sest et meil on tegelikult ühisosa hästi palju. Võib-olla see Funderbeam, et me saame seal midagi teha, et ma pigem näen seda välist häkatoni tekkimist sihukese nagu partneri fookusega, mitte nagu päris selliselt, et okei, et meil on kõik avatud ja tulge nüüd. Kuidas te edasi töötate nendega? Kas sa võid natuke kommenteerida seda protsessi, et teil oli see sisemine häkatron ja sealt tekkis 3 projekti, ma saan aru. Et kas teil inimestel on siis samamoodi 1 päev nädalas aega sellega tegeleda või kuidas see teil töötab? See sõltub, et väga sageli ei saa selle sama tiimiga jätkata selle tootearendust, sellepärast ta vajab teistsugust ressurssi. Neil inimestel on oma igapäevane töö, aga kindlasti nad panustavad vähemalt selle esimeses faasis piisavalt palju, et selle ideele jääks see nägu veel nii-öelda, mis nad algselt andsid. Aga jah, me ei ole võtnud nagu sellist formaati, et nüüd seesama tiim veab selle alati lõpuni, sest ta vajab natuke teistsugust skillseti. Kui see tiim on seesama, kes võib-olla igapäevaselt selle tootega tegeleb, jah, siis see saab niimoodi toimida. Ma Telekomi vaatast võin öelda, et ega Vunki on kutsutud ju osalema ka meie oma töötajad ja mida me oleme lubanud neile, et kui nende idee väärib selles mõttes seda meie toetust, et siis on 1 päev nädalast on tõesti lubatud, et nad saavad sellega tegeleda ja teistpidi ütleme, tõesti emotsionaalne risk, mida me palju arutasime suure ettevõttena oli see, et aga me toetame neid, me osalust ei võta ja põrgu, kui neil läheb hästi. Siis me kaotame hea töötaja äkki. See oli jällegi nagu oma mõttemaailma muutus, mis siin saab olla halba, kui nad loovad teenuse, kus me mõlemad saame võita koos. Aga inimlikud takistused tulevad iga aeg ette omale ka. Ja Microsoftil on ka sisemine nii-öelda labor, kus nad siis inkubeerivad oma tooteid väga ägedalt sisustatud. Neil on 3D printerid ja asjad, väga kihvt labor. Ja Microsofti põhimõte on see, et kui keegi tuleb sealt laborist hea ideega, siis nad ostavad selle ära. Ja kui Microsoft ära ei osta, võib seesama tiim minna nagu turule ja leida nii-öelda uue investori või müüa idee kellelegi maha. Et ma arvan, see on ka päris huvitav lähenemine, et sa ütled nagu avalikult välja, et kui sul on hea idee, me ostame ära, mitte lihtsalt ei võta, et sa nii-öelda töötad sellega edasi. Aga see ilmselt vajab natukene teistsugust organisatsiooni, et nad on väga selgelt engineering driven, eks ole. Ja ma arvan, et Vungist on palju räägitud, aga kui siin on nagu startupi inimesi et me oma maja sees oleme innustanud oma töötajaid osalema neil garaažiüritustel. Et kui olles, nagu siin keegi ütles, palgatööline, et sul ei ole see ettevõtja vaimu, aga et kui sul klikib mõne startup ideega, et äkki sa liitud selle meeskonnaga, et sul on sellegi Telekomi teadmine olemas, et pigem oleme tõesti innustanud, et oma töötajad võtaks sellist initsiatiivi ja teistpidi, kui seda oma ettevõtlustele, siis vähemalt et äkki liituvad mõne tiimiga ja saavad selle kogemuse teistmoodi toimetamises. Suur aitäh küsijale ja nüüd ma pean küll kahjuks küsimustel vist punkti panema vähemasti selles avalikus formaadis, et kui on veel küsimusi, siis palun paneliste ja ka teid jääda veel natukeseks siia või leida endale koht kuskil päikeselaigus, et asju edasi arutades kindlasti mulle tundub, et seda infot ja neid mõtteid ja ka ideid siitpoolt pulbitseb, nii et jagame seda ja teeme siis koostööd ka praktiliselt. Aga minul on viimane küsimus, mis on nii-öelda see suur küsimus siis, et võtame arutelu kokku, et me oleme siin rääkinud väga palju, et mis on need võimalused, mida startupid ja suurettevõtted võiksid võita koostöös, mis on need takistused.
aga nüüd, kui me korraks mõtleme näiteks tänasest hetkest 5 aastat edasi, siis mis on see üks unistus, mida teie tahaksite, et startupide ja suurettevõtete koostöös kindlasti peaks täituma ja mida teie teeksite selle unistuse täitumiseks? Heidi. See on natuke ootamatu küsimus selles suhtes, et mul ei ole nagu sellist ühte suurt unistust, mis 5 aasta jooksul või 5 aasta pärast peaks ära täituma. Et me liigume kogu aeg minu arvates õiges suunas selliste mõõdukat suurte sammudega. Ja noh, vaadates nagu seda valu, et mis sellel startupil varases faasis on, enne kui ta jõuab võib-olla veel selle toote või teenuse pakkumiseni, et minna suurettevõttega koostööd teha. See, mis ma ennegi mainisin, et tal on tõenäoliselt vaja ikkagi midagi ette näidata või noh, mingisugune proof peab tal olemas olema, et kas see on proof of concept, eks ju, proof of product või proof of business model selleks, et minna kellelegi seda maha müüma. Ja kui selleks raha on vaja, siis äriinglid eelmisel aastal investeerisid 65 ettevõttesse. Ja meil on tugivõrgustik selleks, et varase faasi startup'e niimoodi edasi aidata, et nad loogilise sammuna jõuaksid järgmisele kvalitatiivsele tasemele. Ja see on see, mida me kogu aeg teeme. Ja noh, minu isiklik unistus on see tõesti, millega Kaidi välja ütles, et meil oleks edukaid startup ettevõtjaid rohkem, kes oma esimese investeeringu või esimese ettevõttest väljumisega on teeninud raha tagasi, mida nad siis saaksid hakata superinglitena investeerima. Et neil on võrgustik, kogemused, raha, oskused ja niimoodi me seda järjest spiraali pidi kõrgemale tasemele viimegi. Nii et mina loodan, et 5 aasta kontekstis meil on väga palju edukaid startup ettevõtjaid, kes on muutunud kas seeria ettevõtjateks või kellest on kasvanud peale üks uus põlvkond superingleid. Mul on isiklik unistus, ehk et see on nagu suurettevõtte töötaja nagu kummaline öelda, aga ehk et minu unistus on see, et suure ettevõtted laseksid oma brändist lahti, ehk nad ei üritaks seda brändi panna kõige ülesse ja sinna alla hakkavad alles nagu midagi tegema, ehk et pigem on ikkagi see, et on selline kliendi vajaduse või teenuse keskne lähenemine, mida tehakse siis nagu kellegi koos. Et ei üle tähtsustatakse seda brändi, mida ma tunnetan aeg-ajalt ikka suurettevõtted kipuvad tegema, ehk et kõigepealt bränd müüb teenuseid. Tegelikult peaks vastupidi olema. Teenus müüb iseennast ja bränd toetab võib-olla seda juurde sinna. No, vabandust, aga mida teha selle unistuse saavutamiseks? Ma oskan ise teha, mida teha mina, ehk et on selgelt ja mida ma olen alustanud ise, et telekomi sees selle mõtteviisi nagu muutust. Ja teistpidi ma arvan, et see ongi nagu laiem läbi suhtlemise, omavahel rääkimise, et see arusaam, et edu peitub teenustes ja koostöös ja kliendi väärtuse loomises, et brändina iseennast väärtuste loo, aga see on tõesti pikem protsess ja väga palju inimestes kinni ja stakeholderites ehk et omanikes kinni, ehk et kes mida väärtustab, aga ma arvan, et kogu maailm muutub siin väga palju. Kuna me täna rääkisime enamasti sellest, et kuidas koostööd võiksid teha startupid ja suurettevõtjad ja seoses sellega üks unistus, siis võib-olla unistus võiks olla see, et startup ettevõtete juhid ja korporatsioonide juhid võiksid teha juhtimistasandil rohkem koostööd. Ja juhtimistasandit hakkavad ju peale kõik organisatsiooni kultuur, organisatsiooni väärtused, tootearendus, kelle poole vaadatakse, et ma ei tea, juhtimisseminaridel konsultantide asemel kutsuda startup founderid näiteks või vastupidi, sest kui startupidel tõesti läheb hästi, siis suurkorporatsioon on ju nende tulevik ehk kuhu nad jõudma peavad. Ja minu isiklik unistus sinna juurde on see, et Funderbeam selleks võib olla suurepärane töövahend, kuidas suured ja väikesed kokku saavad. See nüüd ei ole päris teemasse, aga minu meelest see, mis sa mainisid nagu juhtimistasandite vaheline koostöö on hästi oluline, et tegelikult me oleme tänaseks juba näinud väga palju startup'e, mis failivad sellepärast, et juhtimine on kehva. Et nad ei jõua kusagile edasi, ei jõua turgudele sellepärast, et puudub kogemus. Veel hullem on see, et kui näiteks founderid, 2 founderit lähevad omavahel tülli, hea idee jääb kõik nagu realiseerimata sellepärast, et puudub kogemus ja ei lahendata seda ära. Täna Eesti startupidel on minu meelest üks väike potentsiaalne tekkiv probleem, et startupide tiimid koosnevad väga sageli inimestest, kellel ei ole teise organisatsiooni töötamise kogemust.
ehk siis jällegi nad ei tea, kuidas mingisuguseid organisatoorseid probleeme lahendada. seal on kultuurilised, inimestevahelised nii-öelda probleemid. et tublid inimesed harivad ennast. Startup'is ei jää väga palju ilmselt aega nii-öelda juhtimiskoolitustele ehk et see on väga hästi oluline. Aga mida mina näeksin nagu tulevikus 5 aasta pärast ja mida ma tahaksin, oleks siis see, et nii suurkorporatsioonid, pangad kui ka riigid läheksid oma tehnoloogias teenusarhitektuurile ehk siis API-dele. Et täna võib-olla takistab sihukest head koostööd ka see, et sul ei ole tehnoloogiliselt võimalik lihtsalt pakkuda sellist ühenduskohta startup'ile, mida nad saaksid kasutama hakata. Riigiga täpselt sama asi. Et kui selle tehnoloogilise platvormi lahendaks ära, siis kõik need, mis eelpool mainiti, nii-öelda süvendaksid seda koostööd väga tugevalt. Ja ma loodan, et see tsükkel jääb selles mõttes samamoodi ikkagi tööle, et on disruptivad väiksed tehnoloogiad, väiksed ettevõtted, kes kogu aeg tahavad neid suurkorporatsioone disruptida. Täna võib-olla olemasolevad startup'id liidetakse suurkorporatsioonidega, ostetakse ülesse. Nende kõrvale tekivad uued, kes täpselt samamoodi disruptivad juba seda nii-öelda uuenenud suurt korporatsiooni. Et see tsükkel ilmselt võiks veel käia ja käia veel kiiremini kui tehnoloogiline ja sihuke nii-öelda kultuuriline paradigma oleks nagu sarnane. Suurepärane. Aitäh teile heade mõtete eest. Aitäh kuulamast ja kui on veel küsimusi, täpsustusi, siis ma usun, me võime siin veel natuke vabamas vormis edasi vestelda.